Tere õhtust kõigile, esmaspäev on kätte jõudnud ja tõesti, tänases saates te näete seda, kuidas Robert käis tantsutüdrukute castingul, aga seda pisut hiljem. Tere! Me rääkisime eelmisel nädalal suhetest. Me rääkisime sellest, kuidas on tervislik tegelikult ikkagi suhtest tülitseda. Aga me jätkame ka täna suhte teemal ja meie esimene teema läheb võib-olla suhete puhul natukene äärmusesse. Me hakkame rääkima inimesega, kes on ise endaga abielus. Miks me seda teeme? Sellepärast, et me oleme pikalt kuulnud ja mõelnud, et miks inimesed niimoodi teevad. Miks inimesed abielluvad näiteks padjaga, Eiffeli torniga. Me oleme kuulnud, et inimesed on abiellunud isegi Berliini müüriga, hobusega, delfiiniga. Ja täna me saame tutvust teha inimesega, kes on siis tõesti abiellunud iseendaga. Ja see on eestlanna, kes praegu on küll Ameerikas, aga on lahkesti olnud nõus meiega jutustama Skype'i vahendusel. Nii et Kristal Raa, tere ja kas sa kuuled meid? Ja kuulen, aloha. Väga aloha, väga tore. Just nimelt. Nii, kõigepealt, kui kaua oled sa nüüd siis iseendaga abielus olnud ja kas on ka olnud õnnelik abielu? 1. oktoobril saab tegelikult 4 aastat ja olen olnud väga õnnelikus abielus iseendaga, et iga aastaga läheb paremaks nagu hea vein. Väga tore. Nii, selgitame kõigepealt ära ka siis, mida see abielu tegelikult tähendab. Nagu juba võib-olla vaatajad tähele panid, siis me pöördume sinu puhul, ütleme sulle Kristal ja Raa. Räägi, kes need Kristal ja Raa siis on? Kristal on siis minu sisemise naise esindaja ja Raa on minu sisemise mehe esindaja. Ja nemad ma siis paari paningi 4 aastat tagasi ja seda siis asi käis. Aha, nii et sa panid oma sisemise mehe ja naise paari hoopis niipidi, jah? Kuidas see pulmapidu, sest sul oli tegelikult päris pulmapidu, nii nagu pulm ikka, sul olid külalised, sul oli seal tseremoonia, sul oli tort ja lilled ja nii edasi. Me teame, et pulmapeol pärast seda, kui see registreerimine on toimunud, siis pruut ja peigmees suudlevad. Kuidas sinu sisemised mees ja naine siis sinu pulmas näiteks suudlesid? Ja eks nad siis omavahel seesmiselt suudlesid, aga mina aitasin siis kaasa sellega, et suudlesin peeglit. Nii et väike siis selline teistsugune suudlus. Et kui külalised karjusid kibe, siis mina suudlesin peeglit. Et seda juhtus siis mitu korda pulmapeo jooksul? No, tuli ikka ette, jah. Eestis ju seda nii-öelda seaduslikult, keegi ju ei tunnista, eks ole. Kas sa ise kuidagi tegid enda jaoks selle ametlikuks ka? Olid seal sõrmused, oli seal mingisugune abielu tunnistus? Ja sõrmused olid, et mõlemad siis nii sisemine mees kui naine said siis omad sõrmused ja tunnistust füüsilisel kujul paberile ma ei teinud, küll aga kirjutasin väga põhjalikud siis tõotused, mida siis aitas mul ka lugeda üks hea sõber, siis meesosa luges tema ja mina lugesin siis naisosa, nii et seda siis saime selle osa ka tehtud. Kristal Raa, päris paljud inimesed kindlasti on praegu telerite ees ja mõtlevad, miks ometi on ühel naisterahval vaja ja minna abielluda iseendaga või siis panna paari oma sisemine mees ja sisemine naine. Miks sa seda tegid? No minu lugu on võib-olla just niisugune pikk ja huvitav, et ma olen rännanud 30 maale, 14 aastat ma otsisin oma mister õiget ja siis ühel hetkel ma tundsin, et minu seesmine naine ja seesmine mees olid väga heades suhetes ja seesmine mees tegi abielu ettepaneku ja sisemine naine ütles okei, teeme ära. Ja see liit tunduski hästi vajalik, et enne kui siis väliselt ka võib-olla järgmine abielu tuli, et see liit minu sees oleks olemas, et siis ma olen endaga paigas, mis väljaspool on, pole oluline, et see on kõik boonus, aga et kui mina olen endaga abielus, siis ma ei saa endast ära lahutada, et ma pean olema endaga sõber, enda suhtes aus ja toetav. Mida sinu sõbrad, sinu pere ja sugulased arvasid või ütlesid, kui sa kutsusid nad seesugusele pulmapeole?
Mul on väga vahvad sõbrad ja tuttavad. Loomulikult kõigil ei olnud see okei ja nemad seal peol ka kindlasti ei olnud siis. Et need, kelle jaoks oli okei ja nad on harjunud minu hullustega seinast seina äärmusest äärmusesse ja nemad olid olemas ja toetasid ja need, kes ei toetanud, igal ühel on õigus omale arvamusele, et ma ei mõista kedagi hukka. Sa mainisid ka, et sinu sisemine naine ja sisemine mees kirjutasid tõotused. No me kõiki tõotuste kohta täpsemalt ei juuri ka, aga ma tahan teada nüüd ikkagi, et kui tavaliselt inimesed abielluvad, ma ei tea, kuidas sina sellesse suhtud, siis võetakse kuidagi selline, ma ei tea, salajane vanne või tehakse enda jaoks selgeks, et nüüd on monogaamsus, mingit petmist ja teistega magamist enam mitte kunagi ei toimu. Kas sina oled petnud enda sisemist meest või seda raad? Ei ole ja meil ongi selles suhtes väga eriline suhe, et meil on mitmiksuhe, mis tähendabki seda, et nii seesmiselt kui välimiselt on mul siis lubatud võtta vastu ka lisapartnereid. Ja tegelikult sellel ajal, kui ma abiellusin endaga, oli mul juba olemas uus siis kuningakandidaat välises reaalsuses, Michael, kellest siis saigi ainult natukene aega siis hiljem minu päris abikaasa, kellega me siis nüüd siin San Diegos elame väga õnnelikult ja tema on ka väga õnnelik, et mul on selline hea sisemine liit, sellepärast et me oleme siis läbi selle veelgi harmoonilisemas suhtes, et iga asi, mis minu sees käib või tekivad frustratsioonid asjad, ma ei pea kohe jooksma oma välise mehe juurde, et ma saan osad asjad oma seesmiste siis partneritega ennem ära arutada ja siis alles toimetada välise kuningaga. Nii et sul on topelt abielu selles mõttes siis, jah? Ja sinu mees teadis kõigest ja on olnud väga siis avatud ja rõõmuga nõus ka sellega, et sul on teine abielu veel. Just ja väga toetav, et sellel hetkel, kui mina abiellusin, oli tema Alaskal oma töökohustustega ja hiljem samamoodi, et ongi, et inimesed võib-olla ei saa aru, aga tegelikult meis kõigis on olemas, mina kutsun seda sisemiseks pereks, sisemine laps, naine ja mees. Ja kui me saame kellegiga kokku, alustame suhet, siis me alustame suhet tegelikult ka nende sisemise pere liikmetega ehk siis nende sisemise naise ja mehega. Ja see on omaette dünaamika ja sellepärast olen ma ka nüüd loonud siis sisemise pere coachingu programmi, kus inimesed saavad siis seda õppida, endaga paremat suhet ja teistega paremaid suhteid looma. Ma saan tegelikult aru sellest endaga paremas suhtes olekust väga hästi ja ma ei tea, kas see sinu näide tegelikult on võrdväärne näiteks nende näidetega, kus inimesed abielluvad padjaga, müüriga, torniga, aga siiski sa oled inimene, kellelt me saame praegu küsida, et mida sa arvad, miks inimesed nii teevad, et abielluvad mingi esemega näiteks? Ja, kuna mul on ka sotsiaalantropoloogia taust, siis mina arvan, mis on praegu maailmas suuremas plaanis juhtumas, ongi see, et me oleme kõik ümber defineerimas suhteid, et sellisel kujul, nagu nad on olnud patriarhaalses süsteemis siin sajandite kaupa, see ei pruugi enam toimida ja inimesed hakkavadki ärkama, et milliseid suhteid ma tahan, kuidas need suhted minu tingimustel võiksid olla ja mida ma saaksin siis valida ja muuta oma reaalsuses. Ja sellepärast ongi vaja eksperimenteerida. Lisaks on inimestel võib-olla ka siuke ekstra tähelepanu vajadus või armastuse vajadus ja kui seda välised siis inimesed või loomad või kes iganes siis elus olend anda ei saa, valitakse siis lihtsam võib-olla siis teistsugune partner ja no miks mitte, sest me oleme ju planeedil ise saame valida, mida ja keda me armastame ja kuidas. Väga ilus selgitus. Nagu sa mainisid, on 4. pulma-aastapäev nii-öelda siis Kristallil ja Raal tulemas sinule endal. Siis kas on ka mingid suured plaanid tehtud? Otseselt ei ole, aga meil ongi sisemine naine tahab olla selline spontaanne, et kui tuleb mõte, et siis teeme ära, et voolavalt. Ja lõpetuseks, kas sul on nüüd siis käte peal on praegu sul siis 2 sõrmust või 3 sõrmust? Tegelikult on neid rohkem, aga... Ma mõtlen siis nii-öelda neid abielusõrmuseid. Ja, abielusõrmuseid kokku on siis tegelikult 3. Ja et selles mõttes
sõrmus on sõrmus, et tegelikult ikkagi väga oluline on see, kuidas ma enda sees tunnen ja et läbi nende siis tõotuste ja valikute ja suhete olen ma nüüd parem inimene endaga suhtes ja maailmaga suhtes ja see on kõige olulisem. Kristal Raa, igal juhul mõnusat pulma-aastapäeva tähistamist kahtlemata soovime meiega ja suur aitäh, et sa sealt kaugelt Ameerika maalt olid nõus meiega pisut vestlema. Aloha ja tänud. Ja kõik head sulle.